Tuleb tähelepanu pöörata uut liiki tootmise levikule ja intellektuaalomandi kaitsele. Juristide sõnul on siin oluline eristada 4 eri kategooriat: patent, kaubamärk, disain ja autoriõigus. Ma alustaksin võib-olla siis kaubamärgi kaitsest, mis on kõige tuntum, et kaubamärkidega tähistatakse siis erinevaid tooteid ja ka teenuseid, et eristadagi ühte toodet teisest. Näiteks mina tahan eristada meie advokaadibürood mõnest teisest advokaadibüroost ja meie kasutame nime Njord. See on meie kaubamärk. Võib-olla siis patendi puhul, et kui meil on siin see ratas ja seal on selline rattakell, et kunagi ütleme, 50 aastat tagasi see oli väga innovaatiline ja uuenduslik lahendus, et kui sa seda tõmbad, siis ta teeb sellist heli ja ma arvan, et see kunagi oli kaitstud ka patendiga, et patendi kaitset saab maksimum 20 aastaks ja see on selline enamasti tehnilistele, küll ka meditsiinilistele ja see annab sulle ainuõiguse seda toota. Jah, sest nagu tavaliselt, et arendada, nagu saada uut toodet, sul on vaja ikka investeerida, et siis on sul see ainuõigus, et seda raha tagasi teenida, teoorias. Just, riik ehk patendiamet annab sellise monopoli, et ainult üks tootja saab seda toota, et kuna sa oled nii palju raha kulutanud, et seda rattakella välja arendada, siis me anname sulle sellise 20-aastase õiguse, et ainult sina võid seda toota või anda litsentsiõiguse kellegile kolmandale isikule, et hakata neid rattakellasid tootma. 3D-tehnoloogiate arendes läheb asi keerulisemaks tööstusdisaini kaitsega. Disain on selline asi, mis on nagu päris uus. See on, mõnedes riikides sa pead disaini registreerima, et saada kaitset, mõnedes riikides ei pea registreerima. Aga seal ma arvan, et kui räägime 3D printimisest, et kindlasti tekib seda olukorda, et inimene tahab endale, ütleme lihtsalt, toome näide, disaintooli. Ja kuskil on võimalik saada kätte CAD-fail, kus on see, võib-olla see on isegi 3D skänneriga, võib-olla mul on juba seda tooli ja mul on ka 3D skänner või võimalus kasutada 3D skännerit, ma skaneerin seda tooli ja siis ma võin, kui mul on väga hea 3D printer, et seal muidugi on vaja kindlasti midagi kas metallist või plastmassist või kuidas on, aga põhimõtteliselt ma võin ju endale toota veel ühe disaintooli. Seejuures tuleb vahet teha, et CAD-faili ennast, millega on kirjeldatud kaitstud objekti, ei pruugi saada kaitsta. Failis ennast CAD-fail minu arusaam on see, et sellel pole nagu kaitset. See on lihtsalt reproduktsioon, nagu selgitus, kuidas midagi välja näeb, nagu ekskiis või kuidas nagu. Ja kui räägime ka 3D skänneritest, siis tegelikult keegi inimene ei pea ju mitte midagi tegema, vaid skänner on see, kes nii-öelda toodab seda CAD-faili. Aga siis välja printimine, siis jah, siis tekib juba koopia ühes asjast. Et jah, need on 2 nagu intellektuaalomandi õiguse mõttes on nagu 2 täitsa erinevaid asju. Ja siis muidugi see levimine, et üks asi on nagu tootmine ja teine asi, kuidas seda levitatakse. Kui tegu on autoriõigusega kaitstud objektiga, võib 3D printeriga seda kaitset kergemini rikkuda. Meil on tegelikult praegusel hetkel kindlasti meedias olete lugenud sellisest asjast, et on olemas üks Eesti skulptor, kes on teinud Tartus Raekoja platsil suudlevad tudengid nimelise skulptor. Nii, tundub, et seal on keegi, kas nüüd kasutanud mingi 3D skänner või mingi muu viisil seda kopeerinud ja need koopiad on siis ilmunud erinevates Venemaa linnades, ma olen aru saanud. Et siin see ongi autoriõigusega kaitstud teos, mis ei ole lubatud printida või müüa või kuidagi moodi tundub, et keegi on teinud sellest suurt äri. Et reprodutseerimine on sellisel juhul keelatud ja kõige kurioossem on see, et seda saab ka tellida Alibaba ostusaidilt, mis siis tähendabki seda, et see on nagu massiline reprodutseerimine.
kuna see on autoriõigusega kaitstud, siis ka see, et sul on üks suudlevate tudengite kuju sinu koduaias, ka see on sinu kui ostja puhul, sa rikud kellegi autoriõigusi. Isegi kui toote levikul pole kellegi õigusi rikutud, võib keeruline olukord tekkida tarbija õigusi arvestades. Kas see kuidagi puutub ka tarbijakaitse kokku? Kindlasti, aga tuleb ka nagu kasutada oma fantaasiat, et kuidas. et oletame, et sa tahad ühte toodet, aga sa ei taha seda kuidagi moodi nagu, või ei ole võimalik seda osta, vaid sa siis ostad endale näiteks faili koos mingi litsentsilepinguga, sul on õigus seda ise printida. Siis järgmine samm on see, et kui sa printid, kas nüüd sinu printer on nagu selle nagu sama kvaliteediga kui see, kes nagu müüs sulle seda faili, kuidas printida. Kas sa paned õige need materjali sinna printeri sisse, ehk siis ka see toode, mis tuleb sealt printerist välja, vastab sellele, mida sina arvada sa oled ostnud. Tarbija võib ühtlasi olla ka tootja, et siis need reeglid natukene muutuvad, et kui praegu on see, et me saame tarbijakaitsesse pöörduda ja esitada erinevaid vastuväiteid ja öelda, et ma ei pea vastutama selle eest, et toode on selline või selline, kui sina oled korraga ka tootja. Kelle poole sa pöördud? Karoliina Ullmann ja Evelin Zimmer ütlevad siiski, et nii nagu interneti tulles polnud vaja ulatuslikult seniseid seaduseid muuta, tuli lihtsalt jälgida nendest kinnipidamist. Nii ei tule ulatuslikult midagi muuta ka uut liiki tootmise levides. Kui hakkas digitaliseerimisprotsess ja näiteks kõik raamatud viidi digikujul internetti ja muusika ja kõik sellised failid, et seda nii-öelda tuuakse paralleeli, et see on umbes samasugune nagu praegu toimub revolutsioon täpselt nagu 3D printimises, et me lihtsalt saame kiiremini endale vajaliku mingisuguse asja ise teha, et aga et me saime muusikat ja saime kõike, et otseselt midagi nagu seadusandluses ju ei muutunud, et kõik need samad autoriõigused jäävad kehtima, mis kehtisid ka enne seda, kui meil oli see suur aga see, mis võttis natuke aega, oligi see, et kuidas siis näiteks muusikud sai raha teenida selle pealt, et nüüd on Spotify ja Tidal ja kõik need nagu on ju välja kujunenud sellest, et nüüd see maailm nagu ei ole enam nagu plaati või muusikapoest, vaid see on nagu kolinud internetti, aga nagu sellest võib ka äri teha ja raha teenida. Ja ilmselt juhtub see ka siis, kui näiteks 3D printimine muutub väga massiliseks, aga on ka süsteem, kuidas siis originaaltoote looja saab endale kasu sellest. Jah, et näiteks on disainer kuskil, ma ei tea, Eestis ja tahab müüa oma toole. Just. Ja siis ta võib ju müüa Ameerikasse ilma, et ta peab midagi saatma postiga. Vaid lihtsalt siin on fail ja siis on vaja seda ja printi ise välja ja siis minu litsentsilepinguga saad edasi müüa, ma ei tea, nagu. Jah, et kindlasti on mingisugune periood, kus on palju piraatkoopiaid ja see juhtub, aga siis stabiliseerub see olukord ja on vastupidi, et sa saad palju kiiremini ja palju tulusamalt ja see kommertsialiseerumine hakkab toimuma. Ja see, mis on eriti hea, ma arvan, 3D printimisega on ju see, et nagu võib-olla sa ei taha seda masstoodet, sa tahad midagi, mis on just sulle tehtud. Et seal on nii palju lihtsam siis müüa ja teha midagi, mis võib-olla sa teed ühe korra, et ei ole vaja need plastmassi ja asju teha. Et see tootmine on külleltki odav ja sa saad parameetreid muutes endale väga unikaalse asja.